aga kõigepealt siis tegevusloa taotlemisest. Et kui luua sidusus, et eelmise teemaga, kui õppekavarühma kvaliteedi hindamise positiivne otsus on koolitusasutusel olemas, nii siis saab ta hakata taotlema tegevusluba õppekavale. Ja ma siin eelpool ka ütlesin seda, et sisuliselt on tegemist õppekava registreerimisega, aga me nimetame seda tegevusloa taotlemiseks. Nii. Ja valitakse liik ja see on siis mikrokvalifikatsiooni õppetegevusluba. Ja järjest siis neid välju täidetakse, et õppekava rühm on ju teil on, nüüd võib-olla Marko kommenteerib seda, et kuidas meil see täpselt seal on loodud, et õppekava valib õppekava rühma klassifikaatorist, nii. Ja nüüd siis ta saab ikkagi ju tervest sellest klassifikaatorist valida, on ju nii? Ei saa. Õppekava saab registreerida õppekava rühmas, millel on positiivne kvaliteedi hindamine. Just. See on selle asja eelduseks, ehk siis, et me kõigepealt hindame selle rühma ära, kogu rühmale antakse kvaliteedi hinnang ja kui see on positiivne ja kehtiv, siis on võimalik sinna rühma alla, kui need sisult sinna sobivad, registreerida siis õppekavasid. Nii, aga kui ma vaatan siin, et siin on õppekava rühm, et ma hakkan siit valima, kas ma saan valida ainult seda, milleks on mul positiivne otsus? Siin antakse viga juhul, kui sa valid rühma, kus sul ei ole õigust. Just. Nii, et see ja suunatakse tagasi siis sinna koos selgitustega, et kui te tahate selles rühmas õppekava registreerida, siis tuleb eelnevalt läbida kvaliteedi hindamine. Ja, et kui keegi juhtub siia juhuslikult, et hakkab ilma õppekava rühma kvaliteedi hindamiseta sisestama tegevusloa taotlust, et siis tegelikult seda ikkagi teha ei saa. Seda esitada ei saa, jah? Seda ei saa esitada, just. Nii. Aga kui on olemas, siis saab jätkata väljade täitmisega, tõesti, et õppekava nimetuse kirja panna, nimetusega inglise keeles, õppekava kinnitamise dokument, see siis tähendab siis seda, et kuidas teil enda asutuses toimub õppekava kinnitamine. See võib olla asutustel ju erinev. Nii. Kuna see on kuupäevaliselt kinnitatud õppekava maht, ka siia siis saab sisestada neid ainepunkte, mis siis TÄKS ette näeb, et 5–30 ainepunkti, et siia ei saa panna päris suvalisi arve. Õppekeeled valikusse ja ka siis see kinnitus, et õppekava siis vastab teaduslikule maailmakäsitlusele, et siis tegelikult siin te juba annate selle kinnituse, et teie arvates see niimoodi on. Ja kui on, ma selle eelpool ütlesin ka, et kui on sellised rahvusvaheliste standardi aluseks, et siis ka siis see kinnitus. Nii. Saab lisada ka muud lisainfot, kui on midagi südamel, mida tahaks ütelda. Kas me vaatame sealt edasi? Edasi on siis, kui õppekava aluseks on mõni kutsestandard, et siis selle saab siin ära märkida. Ja eraldi tuleb siis siin all välja tuua siis õpiväljundid, mis õppekava ette näeb. Et tõesti õppekava õpiväljundid, üldised õpiväljundid on 2 kohas. On siin lahtrina ja on ka hilisemalt siis seal koondfailis. Et me selle teema peale mõtlesime, et kas seda kuidagi saab süsteem niimoodi
ära kontrollida, et need õpiväljundid seal omavahel on need samad, aga kahjuks mitte. Me mõtlesime ka seda varianti, et kui õpiväljundid on siin lahtris ja pärast koondfailis ei ole neid õpiväljundeid, et me leidsime, et see ei ole ikkagi hea variant, et ühesõnaga õpiväljundid on kahes kohas, on eises lahtris ja siis hiljem siis ka koondfailis. Nii. Jah, miks see on oluline? Oluline on see, et kõiki neid andmeid me näitame avalikult välja. Ja õppekava juures needsamad õpiväljundid on ka siis avalikult andmetena kättesaadavad. Ehk siis, et me näitame avalikult välja asutust, me näitame ka täna, eks ju, majandustegevusteadet või tegevusluba ja nüüd edaspidi siis tulevad juurde seesama kvaliteedi hindamise andmed, mis on asutuse juures ja siis ka õppekavad, nii nagu täna on tegelikult tasemeõppekavad sellel sama lehel, mis ma panin. Need on ilma autoriseerimata avalikust vaatest kättesaadavad. Ja võt seal nüüd iga konkreetse õppekava juures me näitame siis neid õpiväljundeid ka avalikult välja. Ja õppekava koondfail ja õppekava koondfailiga on nüüd selline teema, et selle jaoks meil on selline soovituslik vorm ja just nimelt soovituslik, ta ei ole meil pandud kuhugi õigusakti lisasse ja see on jälle selline väga teadlik valik, et kui lisada õigusakti lõppu, ütleme, kas või see vorm on ju, siis ta on ikkagi väga lukku kirjutatud, et kui selgub ikkagi, et midagi on vaja seal midagi muuta, siis määruse muutmine ei ole nii lihtne, aga õppekava soovituslikku vormi me väga-väga soovitame teil kasutada just sellepärast, et need komponendid on seal kenasti välja toodud ja seal on ka veel sellised lisaselgitused juures, et tõesti, et kui me räägime on ju õppekava rühmast on ju või rühmadest, et siin formaalõppeasutustel võib tekkida küsimus, et millistest õppekava rühmadest me siis lähtume, et tõesti kõrgharidusel on terve see klassifikaator kasutusel, täienduskoolituse standardi lõpus on mõned osad õppekavarühmad puudu ja jälle selline teadlik valik on olnud, et selles õppekava vormis on siis kenasti toodud komponendid pluss siis lisaselgitused ja me siis soovitame seda ka väga kasutusele võtta. Nii. Ja kui õppekava, ja siin ongi siis, et saab lisada kommentaare ja see peakski olema viimane kinnituskoht, et esita taotlus ja tegevusloa taotlus läheb siis ministeeriumi töölauale. Nii. Võib-olla ma siia juurde veel ütlen seda ka, et õppekava nõuded on tõesti täienduskoolituse standardis ja juhtunud on, et see, et 1. aprillist meil küll täiskasvanute koolituse seaduse uus redaktsioon jõustub, aga rakendusaktidega tõesti täienduskoolituse standardiga tekib see lugu, et seal tekib väike ajaline nihe, ehk siis 1. aprillist muudetud kujul täienduskoolituse standardit meil veel hetkel ei ole, aga aprillikuu jooksul kindlasti ka see jõustuma saab ja õppekava nõuded siis täienduskoolituse standardis, mis on siis haridus- ja teadusministri määrus. Et ega seal midagi väga sellist uut ja raketiteadust ei ole, et mõned sellised üksikud täiendused, muudatused, mis õppekava puudutavad, et lihtsalt toon mõne näite, et kui me oleme siin 10 aastat rääkinud
täienduskoolituse kontekstis auditoorsest tööst, et siis me seda terminit enam ei kasuta, et siis on kontaktõpe, mis oleks nagu kõigile arusaadav, et kontakt võib olla veebikontakt nagu meil siin ja võib-olla ka klassiruumis, et auditoorne töö siin on jah tekitanud sellist segadust, et auditoorne töö, et siis see on füüsiliselt klassiruumis, kuigi jah, me oleme siin õppekava koostamise juhendmaterjalist tegelikult selle välja toonud, et auditoorne töö võib olla ka veebi teel koolitus, aga siis saab ka õigusakti kenasti kirja